Vahel on tülikas olla Ameerikast. Sageli küsitakse minu käest arvamust USA-st, valimiste kohta, vana president Trumpi kohta, uue president Bideni kohta ja Kapitooliumi rahutuste kohta. Ja paari sõnaga jutu jooksul pole võimalik ennast põhjalikult väljendada. Täna kasutan võimalust pikemalt sõna võtta ja pikemat seletust anda. Ja räägin ka, miks Eesti on samuti rahutuste ohus. Need inimesed, keda nägite USA Kapitooliumit ründamas, pole tavalised terroristüübid. Need on tavaameeriklased, kes on pikemat aega olnud haavatatud ja nõrkusest haaravad kinni lollidest ideedest. Paljud nooremad nende seas on töötud, kes elavad ikka emme juures. Nende hulgas on inimesi, kellel läheb suhteliselt hästi või paremini kui teistel, aga nendel jääb mulje, et paremini elavad, kasutavad neid ära. On neid, kes arvavad, et kui tumedanahaliste elu läheb paremaks, siis nende oma elu peab seejärel kannatama. Ja sellised lihtsad ja nõrgad inimesed otsivad lihtsaid seletusi oma elu olukorra üle. Psühholoogiliselt me teame, et see, mis elus hästi läheb, on tänu meie oma oskuste, teadmiste ja võimuga saavutatud. Lihtsameelsed arvavad, et kõik, mis halvasti läheb, on võõraste süü. Just need, kes tunnevad end ebaolulisena, kiinduvad nendesse, kes neid oluliseks peavad ja kelle seas nad tunnevad endid tegutsevana. Sellised on kibestanud inimesed, kellel ühtne arvamus ja kellel näib, et ainult ühistegevuses on võimalik oma elu olukorda paremaks muuta. Inimesed, kelle nõrkus on näha kehva tervise, vähese palga, kodutülide ohvritena, otsivad lihtsaid seletusi oma probleemidele ja paljud seovad endid kultustega. Tänapäeva Ameerikas on nõrgema iseloomuga inimesi tohutult palju, võib-olla isegi 30–40%. Põhjuseid on palju, aga üks kindel põhjus on koroonaviiruse efekt. Praegu surevad Ameerikas koroona tõttu üle 4000 inimest päevas. Veebruari lõpuks ennustaks, et surevad 5000 inimest päevas ja aasta lõpuks on 500 000 inimest viiruse tõttu maetud. Tänu koroonale on töötuid üle 18 miljon. Nendel 18 miljon inimestel on pea võimatu tööd leida, süüa osta, üüri maksta, maksusid maksta ega võlga maksta. On täiesti arusaadav, et sellisel suurel rahvamassil on lihtne pakkuda selgitusi, miks nad ise pole süüdi mitte millestki, kelle süüks võib nende olukorda ajada ja kuidas nad peaks käituma, et oma elu tagasi rööbastele ajada. Haavatavad ja nõrgema iseloomuga inimesed sageli omastavad absurdseid ideid. Olen selles varemates videotes rääkinud vandenõuteooriate teemal. Neid videot leiate nii Facebookis kui ka YouTube'is. Kui nõrgemad inimesed leiavad seltskonda ja liidrit, kes pakub lihtsaid elulahendusi, on peaaegu paratamatu, et liituvad kultusega. Ja Donald Trump kultuse liidrina on osanud suurt hulk rahvast ässitada USA valitsuse vastu ja oma isikliku kaitseväena. Tema on paljudele ennast kuulutanud nagu ainsaks, kes suudab nende elu parandada.
aga parandada lihtsustatud ja kahjuks töötamatu viisil. Koroonaviirust ei seljata sellega, et seda ignoreeritakse. Lihttootmise tööpalgad ei tõuse tänu ühe mehe Valgemajas istumisega. Piirangud tumedanahaliste kodanikudele ei peata tendentsi, et varsti on Ameerikas tumedanahaliste ülekaal. Kuigi Trumpil pole tõhusaid lahendusi lihtrahva probleemidele, ta ikka suudab suurt hulk rahvast lihtsameelse eesmärkidega üles ässitada. On teatud hulk Trump-toetajaid, kes on QAnon vandenõuteooria usklikud. QAnoni liikmed usuvad, et Trumpi ütlused on kodeeritud käsud ja nende kohustus on neid käske tõlgendada ja nende järele käituda. Üks põhiusk on see, et kõik vasakpoolsed demokraadid on pedofiilid, kes röövivad lapsi, kasutavad neid seksuaalselt, siis neid tapavad ja joovad nende verd. QAnoni jüngrid on ka Republikaani partei liikmete hulgas ja on ka kongressi valitud, kus nemad tõlgendavad Trumpi väljamõeldud tahtmisi ja tegutsevad Trumpi väljamõeldud heaks. QAnon pakub lihtsameelsete jüngritele lihtsaid lahendusi. 6. jaanuaril oli plaanis demokraadid üles puua Kapitooliumi rõdul. Kui see plaan ei õnnestunud, siis esitati seletus, et on vaja kõik demokraadid ühte kohta kokku ajada. Bideni presidendi tseremoonial on kõik demokraadid koos ja 20. jaanuaril oli määratud järgmise ülespoomise päevaks. Trump pole ainukene, kes on suutnud fanaatilisi pooldajaid ära kasutada. Ajaloo pimedamates nurkades on selliseid eksemplare palju. 1520. aastal Martin Luther oskas rahutud katoliiklased oma kultusesse meelitada lihtsa sõnumiga, et Jumal peab kohust sinu üle mitte sellepärast, et pead paastu, sööd ja jood reeglite järele, vaid käitumise pärast. Jumal ei pea kohust sinu üle vaadates, kuidas sa sööd ja jood, vaid kuidas sa käitud. Katoliiklaste kultusel oli julm vastulöök. Pariisis august 24. 1572. aastal Katariin de Medici vihastas protestantide peale, sest nad ignoreerisid reedest paastu ja ässitas katoliiklasi mõrvama 3000 protestanti ühel päeval. Kultuse võimu kasutasid nii Mussolini ja Hitler. Samuti olid kultuse liidrid Lenin, Trotski ja Stalin. 18. novembril 1978. aastal Ameerika vaimulik Jim Jones, kes oli viinud oma kultuse liikmed Prantsusmaa Guyanasse, mürgitas kõike, nii ennast, mehi, naisi ja lapsi. Ja ainult mingi 15 aastat tagasi, 2005. aastal Pariisi salafistid mässasid 3 nädalat järjest ja panid 8000 autot põlema ja rahutustes surid mitmed kodanikud. Ma loodan, et näete, et Donald Trump suutis oma kultuse liikmeid USA Kapitooliumisse mässama panna, et see pole üldse unikaalne ega kah ette nägemata. 2 asja, mida USA juhtumid süvendasid, oli 1 president Trumpi oma käitumine ja 2 mõned Republikaani partei toetajad. Trump on president ja Kapitoolium pole ühegi osariigis, vaid on föderaalterritoorium. Võõrad kaitseüksustel ja politseiüksustel on vaja föderaalluba, et Washington DC piiridesse siseneda ja seal korda lüüa. Ülim loaandja on president ise. Viimastel kuudel on Trump õõnestanud föderaalvalitsuse otsustavaid organid ja pannud oma sükofandid ja kõige ustavamad käsutäitjad juhtivate kohtadele. Kuigi FBI ja mitmed politseijaoskonnad hoiatasid, et mässulised tulevad Kapitooliumi ründama, president oli käsu välja lasknud mitte lubada abi mässajate vaigistamiseks. Mässulised vaigistati alles siis, kui Pentagoni alam armeesekretär võttis vastutuse oma peale ja saatis abi Kapitooliumi politseile.
Mõned Trumpi partei toetajad kongressis on kahtluse all. Koroonaviiruse pärast on kongress külalistele keelatud. Aga üks päev enne mässu Trumpi toetajad viisid mässuliidrid Kapitooliumi, kus nad tegid mässueelset luureretke. Mässulastel oli juba ette teada, kus leida tähtsate rahvasaadikute kontorid ja koosolekusaalid. Sellepärast pole üllatav, et mäss oli nii edukas. Nii president kui ka tema jüngrid silusid teed. Ma rääkisin sellest pikemalt, sest ma kardan, et Eestis on samuti oht valitsusel kannatada rahva kätes. Oht on, et suur hulk rahvast pimesi järgib demagoogi, kes valetab rahvale, pakkudes tõe asemel vandenõuteooriaid ja ebarealistlikke eesmärke. Probleem on see, et nagu Ameerikas on Eestis ka suur hulk rahvast, mis on võõrdunud realiteedist. Miks meie rahva hulgas on võõrdunud kontingent, on lihtne. Järjekordsed valitsused on suutnud meie inimesi nõrgendada. Ja kuidas rahvast on võimalik nõrgendada ja haavatavaks teha? Jäta neid eneseväärikusest ilma. Jäta nad töötuks, kas koroonaviiruse tõttu või olemata hariduse ja kogemuse tõttu. Alaväärusta nende tööd madala palgaga, samal ajal kui ülemad ja valitsejad premeeritakse vähese ja lihtsa töö eest suurte palkade ja hüvedega. Kohtle neid nagu teise klassi kodanikena. Unusta pensionärid vaesusesse. Eira rahva arvamusi ja eelistusi valimisseadusega, mis ei luba vihatuid poliitikuid valitsusest eemaldada. Ära luba rahvast oma presidenti valida. Kasuta rahva raha enda huvides ja mitte maksumaksjate huvides. Demokraatia on habras. Inimestel peab olema võimalus ennast valitseda. Kui rahvas tunneb, et nendel enesevalitsemisvõimalust pole, siis paratamatult hakkavad nad järgima populiste, kelle magus jutt ja lihtsad lahendused meelitavad riigis kõige naiivsemaid. Oleme tänapäeval silmitsi selliste poliitikute ees. Võim legitimeerib inimesi. Kui poliitikud on juba enda kätte võimu haaranud, siis see haaratud võim tundub õigustatud, isegi siis, kui võimu vundament on ehitatud valede ja tühja lubaduste peale. Ma tahan lõpetada seda pika juttu minu arvamusest peavoolumeedia kohta. Nagu teiegi, mina sageli vaidlen arvamusliidrite kirjutistega. Aga arvamused pole informatsioon. Meie vajame peavoolumeediat, sest demokraatia tugineb jagatud faktidele. Meie võime kõik olla faktide tõlgendamise osas eriarvamusel, kuid otsustamisel peame tuginema faktidele. Keda siis on mõistlikum uskuda? Peavoolumeedial on ju iga loo uurimiseks praktiliselt piiramatud ressursid. Vandenõuteooria pooldajad Facebookis või Twitteris võib olla 300-kilone poiss, kes tegutseb oma ema pimedas keldris või kibestanud penskar, kes tõlgendab naabrilaste wifi kiirgusi pööningul oma fooliumi mütsi all. Informatsioon, mis on pärit sotsiaalmeediast, on selleks, et inimesed üles kütta ja mitte, et rahva ja riigi probleeme lahendada. Pole kunagi üks suur lahendus kõigi probleemidele. Elu on keeruline. Kui juudid oleks kõigest süüdi, oleks Araabia riigi valitsusest muretu ja Iisrael ammugi hukkas. Kui koroonaviirus on pettus, siis poleks varsti Ameerikas 500 000 inimesi surnud. Kui maskid ja vaktsiinid ei kaitse tervist, siis poleks Singapuri, Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa haigete ja surnute määrud imeväiksed. Mis tõestab, et sinu elu läheb kohe paremaks ja produktiivsemaks, kui geid omavahel ei abiellu? Iraan, Jeemen, El Salvador, Guatemala ja Honduras piiravad gei elu. Aga kas ükski eestlane vabatahtlikult vahetaks elukohta, et sellistes gei-vaenulikkudes riikides elada? Koroonaviiruse vaktsiinid pole täiuslikud, nagu pole gripivaktsiinid.
viirused muteerivad ja alati on mõned inimestel, kellel vaktsiinid ei mõju. Need on mainekate teadlaste välja kujunenud faktid. Vandenõuteooriate uskumine muudab meid kõik haavatavaks. Ratsionaalsete otsuste tegemiseks peab meil olema ühine vaade tegelikkusele. Kui loodame valeinformatsioonile, kuulujuttudele, demagoogidele, ei saa me kokku leppida, mida teha ja kuidas käituda. Kui arusaam faktidest puudub, võib rahvas leppida valitsusega, mis on mitte ainult lihtsameelne, aga võimalikult pahatahtlik. Mina väidan, et oleme juba sellises olukorras. Kui sinu sõber või sõbranna valetab sulle iga päev, kui kaua sa suudad tema sõprust kannatada? Varsti oled sellise sõpruse lõpetanud. Kui sinu tööl on töökaaslane, kes varastab, kas teda jäetakse tööle või vallandakse? Muidugi eraldaksime vargad ühiskonnast ja sageli paneksime nad trellide taha, et nad enam teiste elu ei ründa. Aga praegu meie oleme juba sellises olukorras oma valitsusega. Kui meie peame faktikontrolliga jälgima poliitikute ütlusi, kas nad kõlbavad meie üle otsuseid tegema? Nagu valelikud sõbrad eemaldame oma ühiskonnast, peab valelikud poliitikud eemaldama valitsusest. Samuti kui tuntud sulid jäävad partei juhtivate kohtadele, kuidas nad riiki ja rahvast kaitsevad? Kui oled kord rahva raha kurjalt kasutanud, ei tohi sind enam võimuga usaldada. Mina ja ka teie teate, millised juhid meil valitsuses on.